Homme on Eesti Met Gala ehk Eesti muusikaauhinnad, mis ühtlasi tähendab, et hetkel me veel ei tea, kes erinevates kategooriates võidab. Ja ma mõtlesin, et kuna ma olen viimasel ajal väga ChatGPT lainel olnud, siis ma lasen ChatGPT-l ennustada, kes homme võidavad. Ja siis vaatame, kui täppi ChatGPT pani. Siin on Eesti muusikaauhindade 2025 nominendid. Tähestikulises järjekorras. Mul on varem valmis kopitud juba. Ennusta mulle, kes igas kategooriast võidab ning selgita lühidalt. Miks sa nii arvad? Ootame, kuni ta kõik valmis kirjutab. Ma tahaks tegelikult väga näha juba, kui täppi ChatGPT paneb. Ma talle päris kõiki kategooriaid ei pannud. Ma vaatan üle sellised, mis on minu enda jaoks huvitavamad. Kell on 9:23, mis tundub täiesti okei aeg, aga mina pidin ärkama kell 6, et jõuda 9:30 Tallinnasse. Ja mul tuleb täna pikk päev, sellepärast et on Eesti muusikaauhinnad, mis tundub hetkel enda ülemuse kohal. See ei ole isegi minu koht, sellepärast et kuna ma käin Tallinnas toimetuses üsna vähe, siis ma istun sinna, kus ruumi on. Hommikul teen toimetuses asju, lõunal käin juuksuris ja õhtul on muusikaauhinnad. Nii et ma loodan, ma saan natukene teid sinna kaasa võtta, aga kuna ma lähen sinna siiski tööd tegema, siis ma pole kindel, kui palju ma filmida saan. Lisaks muidugi saame me teada, kui hästi oskas ChatGPT ennustada muusikaauhindade võitjaid. Otse ülevalt alla, mis ei ole võib-olla kõige parem. Nii, me vaatame peanahka, kuidas juuksejuurde see välja näeb. Nii, praegu sa näed ka, et peanahal on kohe mingi kiht peal, see peaks olema tegelikult kõik puhas. Mis asja? Ja siit juuksejuured ka, need on ka tegelikult kõik nagu kinni. Peaks olema siit ilusti puhtad. Millal sa viimati vestud on muidu? Üleeile. Üleeile. No see on ka normaalne, et mingi kitsi ajal tekib ka. Eile hommikul pesin ja föönitasin. See on veel see ka, et kui hästi, need sinu veel eriti on ju, et kui hästi sa tegelikult oma pead loputad, et seda toodet välja. Et tavaliselt me loputame niimoodi, et nagu võtad selle ekraani ja siis loputad, tundub, et on umbes nagu ära loputatud, see on maks minut ilmselt. Tegelikult võiks lõpus loputada mingi 3 minutit järjest vabalt. Et sa tunned, see tundub hästi pikk aeg, aga siis see peanahk saab nagu ilusti puhtaks ka. Veel, kas sa pesed 1 korra pead või 2 korda järjest? Tead, oleneb, kuidas mul viitsimist on. Ma tean, et peaks 2 korda šampooniga pesema. Alati 2 korda ja see on sellepärast, et esimene kord sa võtad nagu selle üleliigse toote, üleliigse rasu, kõik võtad ära, ta ei vahutagi nagu väga hästi. Aga teist korda sa reaalselt pesed selle peanahaga nagu puhtaks. Siis me teemegi sulle piilingu. Seda lähedalt pilti vaadates on küll nagu, et ma poleks aasta aega juukseid pesnud. Tegelikult ei ole üldse. Selles mõttes on näha, et sul tegelikult nagu probleemi peanahal ei ole. Nii, no nüüd sa näed, vaata, et ei ole mingit kihti siin peanahaga, see on ilusti puhas nagu. Ma olen tagasi toimetuses. Nüüd mul on aega peaaegu 2 tundi, et omal asju teha veel ja siis ma hakkan meiki tegema. Enne seda ma tahaks veel üle vaadata täpsemalt, mis ma täna õhtul teen seal. Pain sealt salongist kaasa sellise kinkepaki. See on selline peanahakooria. Siin on balsammask, šampoon, juuksekreem. Seal oli nii tore ja mu juuksed on natukene halb valgus selle jaoks. Aga mu juuksed on nii ilusad. Ja see tüdruk oli ka täiega tore, kes tegi seda protseduuri. Mina olen väga rahul ja ma lähen veebruaris uuesti. Ma võtsin kodust omale kaasa. Aga söön siis hoopis lõunaks ja õhtusöögi ma söön pressiruumis. Ehk siis ma söön snäkke, mis seal pakutakse õhtusöögiks. Laktoosivaba kreeka jogurt, mustikamoosiga ja minu enda tehtud müsli, mille ma siia peale panen. Head isu mulle! Siim, kuidas sulle üritus meeldib?
Oota, ma pean rääkima midagi. Jaa, räägi mu YouTube'i blogi, kuidas sulle üritus meeldib? Ma ei tea, alles tulime, oleme praegu punasel vaibal, ei ole midagi näinud. Meil on vaja punasel vaibal pilte teha, meil on vaja pilte teha punasel vaibal. Mul on enda mikker ka. Okei, ma ei oska. Teeme intekad ära ja siis. Teeme. Nii, hakkame pihta. Siin on Eesti muusikaauhinnad 2025 ChatGPT auhinnad. See oli täiesti loogiline. Aasta debüütalbum nominendid on Inga, Karl Killing ja Valge tüdruk ning ChatGPT ütleb, et võitja on Karl Killing 37. Karl Killing on juba varem end tõestanud popimaailmas ja tema albumil on mitmeid hitipotentsiaaliga lugusid, on ChatGPT põhjendus, miks Karl Killing võidab. Ja aasta debüütalbumi tegelik võitja oli Karl Killing. Nii et esimene läks täppi. Aasta alternatiiv indie-album. Nominendid on Erki Pärnoja, Florian Vahl ja Night Tapes. Aga nendest saab ainult üks võita ja see võitja on Florian Vahl, Flo Raadio. Florian Vahl on viimastel aastatel tugevalt esile kerkinud ja tema muusika on nii eksperimentaalne kui ka kaasahaarav. Aasta alternatiivalbumi võitja on Florian Vahl. Huvitav, kas ta valib lihtsalt kõige populaarsemad artistid või ta kuidagi ka analüüsib nagu nende sisu rohkem. Aasta etno-folk rahvalik album. Siin on üks väga huvitav nominent, 5 miinust ja puuluup, kannatused ehk külakiigel pole stopperit, Six Hunesekk, 6 Hunesekk, Ma olen maa peal võõras ning Kätlin Mägi ja Estpipes Torupilli kuninganna kroonimine. Võitja on 5 miinust ja puuluup, kannatused ehk külakiigel pole stopperit. Album on laiema publiku seas kõige populaarsem ja koostöö on saanud palju tähelepanu. Mulle vaikselt hakkab tunduma, et ChatGPT valib lihtsalt igas kategoorias kõige populaarsema inimese, ehk siis kellest ta kõige rohkem infot netist leiab. Ma selle koha peal natukene kahtlen, kas see on võitja. Kuigi ma nende teiste artistidega ka kursis ei ole, aga who knows. Aga tegelikult oli võitja 5 miinust ja puuluup. Ma olen üllatunud, et ChatGPT pani selle täppi, sellepärast et nagu 5 miinust ei ole ju tuntud folkbändina. Ehk siis see fakt, et ChatGPT pani selle täppi on nagu üllatav. Aasta hip-hop rap artist. See on huvitav. 372 Kaspar, Hasart, Sam Südamelt ära või Villem Trille. Aasta hip-hop rap artist on Villem Trille. Kuigi ta pole otseselt albumiga nomineeritud, on ta viimasel aastal olnud väga aktiivne ja rahva seas populaarne. Taaskord me toome mängu populaarsuse, aga kas muusikavaldkonnas, kui otsustab žürii, on siiski kõige olulisem populaarsus? Ma arvan, et Sam on ka päris hea konkurent. Kui võtta nagu populaarsuse mõttes, siis Sam on ka ju minu arust väga populaarne, eriti noorte seas ja TikTokis. Aga aasta hip-hop rap artistiks sai tegelikult Sam. Mulle isiklikult Sami muusika väga meeldib ja mulle meeldib, et ta kuidagi nii ilmekalt oskab kogu oma teksti edasi anda ja ta tundub ka väga selline siiras ja tore inimene. Aasta popartist. Nominendid on Elerin Tiit, Karl Killing ja Nublu. Kuna Karl Killing võitis tema jaoks ka vist aasta albumi tiitli, vist oli debüütalbum, siis ma pakun, et ta paneb aasta popartistiks ka Karl Killingu. Aga aasta popartistiks on ChatGPT valinud Nublu. Nublu on popimaastikul üks tugevamaid tegijaid ja jätkab hittide tootmist. Aga kas aasta popartist läks täppi? Läks küll. Aasta popartist on Nublu. Okei, Elerin Tiit ei olnud aasta popartist, aga kas ta saab aasta naisartistiks? Aasta naisartisti nominendid on Elerin Tiit, Mari Jürjens ja Maria Kallastu. Ja Elerin Tiidul vedas sellepärast, et ChatGPT kroonis tema aasta naisartistiks. Tema tähelend on viimastel aastatel olnud märkimisväärne ja ta on laiema publiku seas armastatud. Aasta naisartistiks sai tegelikult Mari Jürjens. Aga nüüd järgmine kategooria on taaskord väga huvitav. Aasta meesartist. Nominendid on Florian Vahl, Karl Killing ja Nublu.
Karl Killingul on väga palju neid nominatsioone, ma vaatan. Ja ta on praegu 3-st 1 võitnud. Kas tuleb ka teine? Aga ei tule, sellepärast et ChatGPT valis aastamees artistiks Florian Vali. Florian Vaal on väga omanäoline ja on viimastel aastatel palju tähelepanu saanud. Kas tõesti Florian Vaal saab aasta meesartistiks või? Vot selle puhul ma olen väga üllatunud, et ChatGPT pani selle täppi, et aasta meesartist on Florian Vaal. Sest et ta on ju ikkagi üsna selline nišikas ja okei, ta oli nagu TikTokis üliviral vist siuke mõned kuud tagasi. Aga see on ikkagi nagu üsna uus populaarsus. Ja selles mõttes ma olen üllatunud, et ChatGPT pani selle täppi. Aasta ansambel nominendid on 5 Miinust ja Puuluup, Night Tapes ning Vaiko Eplik ja Eliit. Ja tuleb võit 5 Miinusele ja Puuluuvile. Koostöö on olnud väga edukas ja album on populaarne. Väga lihtne ja loogiline, aga ma tahan põhjalikumat seletust. Kas sa ChatGPT valid ainult selle põhjal, kes on populaarne või? Netis populaarne. Kas sa siis ei tea Eurovisiooni põhjal, et ei loe populaarsus? Punkte ja hääli saavad ka rahvases absoluutselt mitte populaarsed inimesed, artistid, okei? Taaskord täppis selles mõttes, et aasta ansambel on 5 Miinust ja Puuluup. Meil ongi ainult 2 kategooriat veel. Kõigepealt aasta laul. Ma arvan, et siin on väga tihe rebimine. Kõigepealt 5 Miinust ja Puuluup. Nendest narkootikumidest ei tea me küll midagi. Florian Vaal, Mu vend on lesbi, Karl-Erik Taukar, Cuba Libre, Lenna Maailma lõpu eel ning Nublu Maria Kallastuga Push It. Ning aasta laul on Nublu featuring Maria Kallastu Push It. Vot selle võitu täitsa usun mina ka, sellepärast et aasta alguse poole ja suvel see oli ikkagi väga populaarne. Aga ChatGPT põhjendab seda, Nublu oskab teha hitte ja see lugu on laialdaselt populaarsust kogu. Mina tänan looja, hingerahu tooja. Aasta laul on Nublu ja Maria Kallastu Push It. Ja sellega ma olen täitsa nõus. Suvel see oli ilge vibe iga kord, kui see raadios tuli. Ma ei skippinud seda mitte kunagi, kui see raadios tuli. Aasta album, meie viimane kategooria. 5 Miinust ja Puuluup, Kannatused ehk Külakiigel pole stopperit. Estonian Voices, Kallimale, Florian Vaal, Flo Raadio, Sam, Südamelt ära ning Vaiko Eplik ja Eliit, Lähen müüjaks. Siin on 2 tugevat konkurenti, ma arvan, ChatGPT arvates. Kõigepealt 5 Miinust ja Puuluup, sest nad on juba võitnud palju, ja Florian Vaal, Flo Raadio. Ma arvan, et kumbki neist ilmselt on ChatGPT lemmik. Ja ongi. Aasta album on 5 Miinust ja Puuluup, Kannatused ehk Külakiigel pole stopperit. Album on üheks suuremaks fenomeniks Eesti muusikas viimasel ajal ning ühendab erinevaid žanre ja kuulajaskondi. Siin oli juba natuke sügavam analüüs, et ühendab erinevaid žanre ja kuulajaskondi. Ja ChatGPT kirjutab lõppu, eks näis, kas ennustused lähevad täppi. Ja viimane ehk aasta album läks täppi. Ehk siis ChatGPT pani ainult 2 kategooriat mööda nendest, mida ma tal lasin nagu ennustada. Ma lasin ChatGPT-l ennustada kokku 11 kategooriat ja ta pani nendest 9 täppi. Ehk siis, mis see protsent tuleb? Nüüd ütleme, üle 80% ulatuses ennustas ChatGPT õigesti. Lisaks kirjutas ChatGPT mulle siia lõppu, et muidugi võivad tulemused varieeruda, kuid tundub, et suurimad võitjad võivad olla Florian Vaal ja 5 Miinust Puuluubiga. Mis selles mõttes see on nagu loogiline, sellepärast et nemad olid kõige rohkematele auhindadele nomineeritud, ehk neil ongi kõige suurem võimalus kõige rohkem auhindu võita. Ma peaks laskma tal Eesti laulu ka ennustada, sest mulle tundub, et kogu Eesti laulu seda hääletusjärjekorda on tal palju keerulisem ennustada, sellepärast et see nagu puhtalt inimeste häälte ja emotsioonide pealt. Ehk siis ta ei saa seda nagu guugeldada välja kuskilt. Aga nagu te näete, siis ma olen ka muusikaauhindadelt tagasi. Tegelikult ma filmin seda mitu päeva hiljem lausa, sellepärast et mul vahepeal oli nädalapäevad, mis iganes, kõik täiesti segi. Aga siinkohal ma lõpetangi selle video ära. Nagu ikka, kui teile meeldis, pange like, subscribe, minge jälgige mind Instagramis ja järgmine video on juba järgmisel nädalal, sest see mul tegelikult juba valmis filmitud. Ja mul on kaameral 2% akut, nii et tšau, näeme järgmises videos!